tulemast Talendihääle taskuhäälingu kuulajad. Mina olen Kätlin ja minuga on kaassaatejuht Angelika. Tere! Talendihääle taskuhäälingu eesmärgiks on teieni tuua põnevad kogemused erinevatelt ametipositsioonidelt. Ja täna ongi meiega stuudios Kinnisvara 2 esindajat. Tere tulemast, Tarkovara kutseline kinnisvarahindaja Kati. Tere! Ja kutseline vanemmaakler Joshua. Tere! Lähemegi kohe Joshua sinu juurde. Räägi, kuidas sa sattusid kinnisvaramaakleri ametisse? No ennem siin rääkisime, et me tahame ikkagi päris lugusid rääkida. Et ma räägin selle päris loo siis ära, et ei hakka siin nagu mingit lühikest ja ilustatud versiooni tegema, sest et tahaks luua ju selle podcastiga võimalikult väärtust inimestele, kes seda kuulavad ja isegi kes seda vaatavad. Nii et tere tulemast ka YouTube'i rahvast siia. Las ma mõtlen, kas te usute juhustesse või pigem mitte? Oleneb. Usud juhustesse, et asjad juhtuvad juhuslikult. Mina ei usu. Mina arvan, et kõik asjad juhtuvad mingil põhjusel ja tegelikult see maakleriks saamise lugu tegelikult on ka minu jaoks natuke selline üleloomulik või selline nagu veider lugu. Aasta oli siis 2020, nii et 5 aastat tagasi ja mina olin siis, klassifitseerisin sellise lihtsa muusikuna ja minu abikaasa samamoodi, aga meil mingit päris töökohta ei olnud. Ja meie mõtlesime, et me kolime Tartust Tallinnasse. Ja tulime, hakkasime endale korterit otsima ja kõigepealt otsisime loomulikult korterit ja siis läksime panga juurde küsima, siis palju me raha saame ja umbes kõik võimalikud punased lipud, mis said põlema minna, läksid põlema, kui me läksime lõpuks laenu küsima. Tegime natuke tagurpidi seda värki ja lihtsalt ja sellise nagu äsja abiellunud ja äsja perekonna alustanud nagu inimesena oli veits selline nagu põrunud tunne ka, et mis asja, et ei saagi nagu kolida või ei saa laenu. Muidu kõik asjad on nii lihtsalt juhtunud ja nüüd järsku mingi selline takistus tee peal. Aga selle käigus me lihtsalt käisime väga palju erinevad kinnisvara vaatamas, raiskasime väga palju aega selle peale, aga kuigi pangast oli lõpuks ei vastus ja me võtsime tõesti väga palju tunde kinnisvara inimestega kirjutamast ja nad olidki kinnisvara inimesed. Ma isegi ei teadnud, mis asi see maakler on või mida ta teeb. See oli nagu minu jaoks täiesti müsteerium. Ja siis me puutusimegi kokku erinevate maakleritega, kes üldse ei vastanud meilile, kes ei viitsinud üldse tagasi helistada. Ja siis olid need, kes olid tõesti nagu väga nagu tublid, väga sellised abistavad, viisid meid kokku pankadega, vastasid meilidele, olid viisakad, tekkis nagu mingi reaalne usaldustunne. Ja siis mu abikaasa ütles mulle, et kuule, et see töö sobiks sulle, et mulle tundub, et sa nagu, sul läheks hästi selles töös. Ja siis ma olin mingi, okei, tore ikka komplimente saada, aga väga tõsiselt seda ei võtnud. Ja nüüd see nagu koht, kus läheb selliseks nagu, kui muidu see võis olla lihtsalt nagu juhuslik kommentaari, nüüd kui see nagu on selline mitte juhuslik, on see, et mu õde samal õhtul helistas mulle ja ütles, et kuule, et mu abikaasa tahab sinuga rääkida. Ja tavaliselt see on siuke nagu, Kui keegi ütleb, et ma tahan suga rääkida. Ja, see on midagi tõsist, see ei ole, et kuule, et ma ei tea, unustasid külmkapi ukse lahti või midagi sellised, see on nagu mingi päris vestlus. Tavaliselt kasutavad naised seda, et ma tahan suga rääkida. Mul oli nagu mu vanemõde Anna ja ta ongi muidu kõik on trillala, aga see oli siuke nagu, ta tahab suga rääkida. Ja siis oligi, et okei, väga veider, ma tundsin nagu Peepu on tema nimi, tundsin Peepu väga hästi, lihtsalt nagu perekondlikult kokku puutnud, aga nagu mida ta teeb, mul polnud õrna aimugi. Aga tuli välja, et ta oli just siis oma sõpradega ostnud ühe kinnisvarabüroo ära ja tahtis minuga rääkida sellest, et tulla tööle. Ja siis mu jaoks oligi see, et okei, et samal päeval, et ilmselt äkki nad mängisid kokku või midagi ja ei, see oli nagu täiesti juhuslik, selles mõttes juhuslik jutumärkides nendele, kes kuulavad ja ei vaata YouTube'ist, et see need 2 inimest ühel päeval kuidagi mulle mingit infot andsid selle kohta ja mul oli ka elus selline hetk, kus ma
mul ei olnud nagu otseselt mingit tööd, ma mõtlesin, et okei, fine, laenu ei saanud, äkki ma teen seda kinnisvaravärki, läheb hästi ja saan nagu enda pere eest hoolt kanda. Äkki lõpuks saab laenu. Äkki lõpuks saab. Ja aga ikkagi vanem maakler, sa oled pidanud siis ikkagi õppima ka? Jaa, ma ei ole loomult väga üldse selline akadeemiline inimene, aga üks ajend ka, miks ma hakkasin nagu maakleriks, oli see, et ma olin tegelikult oma elust veetnud 1. kuni 12. klass koolis, siis ma õppisin 4 aastat, õppisin Tartu Ülikoolis, siis lisaks sellele 3 aastat Elleris muusikakoolis ja selle omandanud mingeid haridusi, mida ma nagu kasutasin, aga väga ei kasutanud ja see oli tore ja ma kindlasti nagu laenan sealt mingisuguseid tarkusi või mingisuguseid kogemusi ka täna, aga ma ei teinud praktiliselt nendega mitte midagi. Ja ma usun, et tegelikult paljud kuulajad on ka samas olukorras, kus ma olen mingi hariduse kätte saanud, aga tegelikult ma ei oska sellega midagi peale hakata või mulle ei anta tööd, isegi et mul on see haridus olemas. Ja paljud on ka selle nagu dilemma ees, et kas mul üldse on mõtet nagu minna, äkki ma hakkan lihtsalt nagu, ma ei tea, krüptosse investeerima. et selles mõttes, et ma usun, et paljud on nagu väga suure dilemma ees siin aga mis ma nagu tagantjärgi oskan öelda, on see, et iga mingi kogemus annab sulle nagu mingisuguse asja juurde, mingi kihi annab juurde. Kasutad sa seda otseselt või mitte, aga sellel tegelikult on päeva lõpuks on eluliselt oluline nagu mõju sinu elule. Et sellepärast ma ei näe ka ühtegi asja nagu juhusena või ma ei näe ühtegi asja mõttetuna või ma ei ole väga pikalt väga kurb mingite asjade pärast, sest et ma tean, et see mingil määral nagu õpetab ja arendab mind. Ja nüüd, kui jõuda su vastuseni, siis mind huvitas kinnisvara piisavalt palju, et ma läksin ja sooritasin siis 6. taseme vanemmakleri eksami. Kus seda saab saavutada? Kuulajad tahaksid kindlasti teada. Seda korraldab maaklerite koda ja selleks on vaja siis 5. tasemeks on vaja siis, et sul oleks 2 aastat tööstaaži, 6. taseme tegemiseks on sul 5 aastat vaja staaži. Aitäh sulle! Ja, väga põnev, aitäh sulle selle vastuse eest ja väga põnevalt jõudsid sinna kinnisvara ärisse, aga ma küsiksin sinu käest, Joshua, sellise küsimuse, et mis oli su esimene tehing ja mis sa sellest õppisid? Minu esimene tehing oli minu armas mentor toona. Arko Varas üldse on siis nagu selline mentorisüsteem, kui sa oled alustav maakler, siis saad endal mentori, kes aitab sind nagu sellest protsessist läbi. Ja minu armas mentor viis läbi minu esimese tehingu minu eest, sest et ma ise olin sõpradega lumelavatumas Gruusias samal ajal. Nii et ma õppisin, et tuleb delegeerida hästi. See on väga oluline. Ja kusjuures ma ei tea, kas te näete, YouTube inimesed näevad, aga mul on veel suusamaski randid näos, sest ma just eelmine nädal tulin tagasi Itaaliast ja mul toimus seal ka üks tehing. Sa oled siis rahvusvaheline maakler. Nii et põhimõtteliselt mul on järgmine aasta ka reis juba planeeritud, sest ma juba tean, et seal reisi ajal toimub mingi tehing. Mul selles mõttes see on nagu kasumlik minu jaoks käia reisil. Aga jah, ma võin ühe pildi ka pärast saate posti panna võib-olla sinna siis selle pildi juurde, et päris pull oli. Sobib, väga hea, jääme ootama seda. Ühesõnaga, järgmine aasta tuleb jälle siis tehing. Reisil olles. Vähemalt korra aastas tuleb üks tehing. Saaks meiega niimoodi tööd teha, et tuleme reisile, siis järsku tuleb. Jah. Kati, lähme sinu juurde. Sina oled meil nüüd siis kinnisvara hindaja. Räägi lähemalt, mis sind köidab selle töö juures kõige enam? Ma arvan, et sarnaselt maakleri tööle see ikkagist, et on nagu see ajaline vabadus ise otsustada, millal teed tööd ja palju teed ja eks sellega tuleb mingi vastutus ka, aga mulle nagu meeldib see tunne, et saan palju inimesi näha ja muideks, kes Katit ei tunne, siis lihtsalt sissejuhatus, jah, sa oled küll nii-öelda vanem veel hindaja, kutseline hindaja, aga Kati on väga-väga tore inimene. Kati on väga töökas inimene muideks, kes ei tea. Kati on alati väga pikalt, oled see kontoris, me tihti oleme nii-öelda suht viimased, kes nagu lahkuvad sealt.
Aga mis mulle Kati puhul meeldib, on see, et ta töötab kõvasti, aga ta pidutseb veel kõvemini. Et Kati päriselt oskab nagu hinnata sellist nagu puhkust ja sellist elust rõõmu tundmist. Ta on väga hea hindaja. Ma arvan, et see nagu käib käsi käes, et pidupeoks, aga et see vaba aja nagu olemasolu tuleb ju tänu sellele, et töötad kõvasti, on ju, et siis on ju võimalik ka rohkem puhata. Täpselt. Just, mina küsiksin Kati sinu käest seda, et millised head oskused ja teadmised peaksid olema sellisel heal hindajal, et kinnisvara hindajal siis? No ma arvan, et üks asi, mis kinnisvara hindajal peab olema, on kutse. Et kui maakler saab siis teha tööd ka ilma kutseta, siis hindaja seda teha ei saa. Et selleks, et kutse saada, on vaja palju õppida, eksam teha, suuline, kirjalik ja siis edasi juba läheb päris töö nagu käiku. Aga neid oskusi on väga palju ma arust, et tõesti läheb nagu suhtlemisoskusest kuni seal räige analüüsioskuseni välja, et oled nii-öelda nii inimeste rindel kui ka siis seal dokumentides räigelt sees on ju. Kellel on räige analüüsioskus, siis palun hakake hindajaks. Palun hakake hindajaks ja kui teile ei meeldi arvutida väga palju istuda, siis palun ärge hakake hindajaks. Kõik geimerid on mingi, väga hea. Aga geimida saab väga vähe arvutada. Ma arvan, et geimerid ei peaks hindajad olema, et see ei töötaks väga hästi. Nad ei tahaks kunagi geimida enam, ma arvan. Vähemalt on mugav tool olemas. Jah, see on tõsi. Nad võivad oma tooli mulle anda. Ma olen just vastupidi kuulnud, kui me sellest räägime, et toolid pidid väga ebamugavad olema ja... Geimerite toolid. Ma ei tea, igast mingid ventilatsiooniga, jahutusega. Ja, nad on nagu mingi kindla selle nurga all vist, et ei oleks seal päris hindajad käivad tegelikult ju ka objektidel koha peal, mis on tegelikult väga huvitav. Iga objekt on ju erinev selles mõttes, et ikkagi mitmekesine ja mitmekülgne see hindaja töö. Just mu arust ka, et ma enne just mõtlesin selle peale ka, et maakleri töös nagu on minu meelest hästi tihti see, et kui sa oled juba kogenud maakler, siis sa nagu fokusseerid mingile kindlale nišile ära, on ju, et näiteks mulle meeldib seal Pirital ja mina nüüd müün neid Pirita villasid seal, on ju, aga hindajana tõesti sa võid käia kas või isegi sama päeva jooksul kuskil Viimsi villast kuni Mustamäe paneelmaja korterini ja mingi Anija valla taluni, et see ampluaa on hästi lai nagu. Väga huvitav. Lähme selle juurde, et tegelikult on ju maakleri töös väga palju erinevaid väljakutseid. Mis on need kõige nii-öelda siis suuremad väljakutsed ja kuidas neid väljakutseid siis lahendada ja kuidas ise ennast selle juures maandad? Ma võib-olla jätkaks Kati teemal. Tegelikult, mis sa just ütlesid, on ju, et hindajal on see väga lai ampluaa ja maaklerite puhul tõesti. Tihti on see, et see nagu selline teatud spetsialiseerumine toimub ja ma arvan, et see tegelikult on väga hea viis, kuidas selliste nagu väljakutsetega hakkama saada. Sest et minu jaoks vähemalt üks suurim väljakutse on see, et ma ei oska oma aega planeerida ja ma arvan, et juba näiteks mingile piirkonnale spetsialiseerumine annab mulle nagu võimaluse kas või, see on nii lihtne asi sellest nagu tervest nagu mäest, mida ma tahaksin rääkida sellest, aga kas või see nagu logistika, et ühest kohast teise. Ma tean täpselt, kui palju mul läheb, kui ma ei ole hea ajaplaneerija, siis mul on väga oluline, et ma tean täpselt, kui palju ma sõidan. Siia ma jäin näiteks täna 1 minuti hiljaks, sest et kesklinn ei ole minu piirkond. Vabandused. Ja täpselt. Aga jah, et ma olen ise kogenud, et spetsialiseerumisel on nii suur väärtus jah, minu jaoks natukene, aga veel rohkem minu kliendi jaoks, kes mind palkab. Sest et kui ma olen maakler, kes müüb igal pool, siis ma olen maakler, kes ei tea mitte midagi sisuliselt. Ma pean hästi palju lisavaeva nägema selleks, et õppida neid nüansse, mida mu klient tegelikult lõpulikult tahab teada. Ta tahab teada, kui ta kolib Haaberstisse, et seal on ilmselt lasteaedadega natuke kehvasti. Ta tahab teada, et kui ta kolib näiteks, ma ei tea, Põhja-Tallinnasse, siis seal võib olla nagu mingi logistika error, aga me teame, et seal ehitatakse trammiteid juurde ja parandatakse infrastruktuuri või ma ei tea, kui ta tahab kolida Kristiinesse, siis ta peab teadma, et siis ta teab, et see on näiteks perekondadele ülihea koht, sest seal on nagu linnalähedus, aga samas seal on ka nagu suurperedele või mingi oma aia võimalus või rohelust palju. Mingid lihtsalt sellised asjad, aga näiteks ma ei tea Anija mõisa kohta või selle, mis iganes nagu mingite äärelinnade kohta, ma tõesti ei tea ja ma arvan, et inimlikult ma ei peagi teadma ja ma ei saagi teada.
Et sellepärast mina näen nagu spetsialiseerumisel nii suurt väärtust nii minu jaoks kui kliendi jaoks. Ma ei tea, kes see vastas see küsimusele. Kindlasti, väga huvitav on see, et eks see sõltub ka maaklerist on, aga väga hea, et sa tood välja, mis on sinu aspektida tegelikult nagu aru on saada, siis see mängumaa on ju tegelikult suur ja lai, et olenevalt sellest, et kui sinule võib-olla meeldib üks piirkond, siis tegelikult noortele, võib-olla keegi on kuskilt, ma ei tea, Valgamaalt pärit nagu mina, ma tean täpselt, kus, mis asub, on ju. Võib-olla mul on seal lihtsam müüa, et tegelikult sa tõid välja, et see piirkond, sa pead seda teadma ja kui sa ei tea, õpi tundma, on ju. 100%, ma ei tea, mulle tundub, et maaklejate maine vähemalt on selline, et jah, ilmun kohale, otsin oma võtmete kimbust selle võtme üles, ma ei tea, kas see on õige võti, teen selle lahti, et siin on siis trepid ja siin on siis garderoob ja tegelikult saab minu 2,5 aastane saab ka hakkama sellega, võib-olla mitte ukse avamisega, aga tegelikult sellega saab ka hakkama, aga ta teab, kus lihtsalt toad on ja kui maakleri funktsioon on ainult tube näidata, siis sellel ei ole mitte mingisugust väärtust ja ma ütlen, et ärge palgake selliseid maaklerid. Pole mõtet. Südame ja hingega võiks asja juures olla. Südame hingega, aga jah, üks asi on see nagu, et on, ma ei tea, suhtlemisoskus või mis iganes on olemas, aga teine asi on see nagu professionaalsus. Ja minu arust nagu sünnib midagi ilusat, kui need 2 asja saavad omavahel kokku. Väga hästi öeldud, tõsiselt hästi öeldud. Ja minu arust ka, et sellised kinnisvaramaaklerid peaks rohkem olema, kes nagu nii tõsiselt ja südamega ja professionaalselt seda tööd teevad selles suhtes, et tegelikult maaklerid on ju palju ja arvatakse, et see on lihtne tööd, tegelikult see ei ole, sa pead ikkagist olemagi selleks, et sa usutav oleksid kliendile, sa pead ikkagist nagu natukene rohkem uurima ja nagu sa ütlesidki väga hästi selle piirkonnaga kursi, nagu klient küsib, sul on igale küsimusele vastus ja see klient läheb ja soovitab sind kellelegi teisele ja nii saabki tippmaakleriks, eks ju, et just, väga tore. Aga Käti, ma küsin sinu käest natuke selle hindaja töö kohta, et kui kaua võtab üks hindamine aega ja mis on võib-olla selle hindamise etapid, nagu, et natuke lähemalt sellest, et hindamine võtab aega nii palju, kui on see objekti erilisus nii-öelda, et oleneb objektist. Ma arvan, et enda näitel võiks öelda, et siuke lihtne tüüpkorter võib-olla saab 1 päevaga valmis, aga näiteks üksikelamu võib-olla võtab 2-3 päeva. Sõltub, kui sul on järjekord ka, et siis läheb kauem. Aga need etapid on hästi erinevad, et jah, see algab selle kohapealse ülevaatusega ja kohapeal me siis teeme kõikidest võimalikest kohtadest pildid, kus üldse annab pildid teha, et hindaja siis ehitustehnilist ekspertiisi ei tee, et see on siuke levinud võib-olla vale arusaam, et nüüd hindaja tuleb ja hakkab sul mingid seina seal kuskil avama ja mingeid varjatud puudusi otsima, et seda me tõesti ei tee. Ja pärast seda, kui ülevaatus on tehtud, siis lähme arvuti taha ja siis hakkab see nii-öelda päris töö pihta. Et koostama siis päris nii-öelda laialdase ülevaate objektist nii õiguslikult kui ka ehituslikult ja asukoha poolest ja siis teeme turuanalüüsid ja hakkame arvutama turuväärtust. Sa rääkisid sellest, et 2-3 päevaga, aga teil on vist ikkagi kõrghooajad ka, kus on natuke rohkem tööd ja võib-olla need võivad natukene pikemad need järjekorrad olla. Äkki sa räägid sellest ka natuke lähemalt? Just, et see on jah niimoodi, et kui ma nüüd reaalselt aktiivselt teen tööd, siis ma kirjutan võib-olla selle töö valmis seal 1 päevaga või 2-3 päevaga, aga kui mul on 10 inimest, kes tahavad samal ajal seda tööd saada, siis 10 tööd ma samal ajal on ju ei kirjuta. Et siis need tähtajad nii-öelda venivad ka siis selle võrra. Kuna see kõrghooaeg on tavaliselt? Tavaliselt on kevad vastu suve ja siis sügis. Ja. Just, et siis on tegelikult nagu ka kinnisvaramaakeriga selline pidev koostöö, ma saan aru, eks ju, et tema toob objekti või kuidas see nagu täpsemalt nagu... Jaa, et hindajale tuleb töö tegelikult väga erinevatest kohtadest sisse, et kõige parem koostööpartner kindlasti on maakler, sest et sellepärast lihtsalt, et sealt tuleb kõige järjepidavamalt seda tööd nagu sisse. Siis pangad saadavad päringuid büroodesse, et nende kaudu tuleb ka väga palju tööd sisse ja siis tulevad sellised nagu üksikinvestorid või sellised nii-öelda järelhindamised lihtsalt, mis sa oled varem teinud klientidele. Aga jah, mis te ennem siin rääkisite, et see professionaalne maakleri pool, et tegelikult hindaja on inimene, kes saab väga hästi aru, et millal on hea maakler ja millal ei ole hea maakler. Et sa tõesti ju küsid talt kõike seda infot ja üritad seda temalt kätte saada ja kohe saab aru, kas on siis nagu hea info või ei ole. Kas see on ka teiste konkurentide maaklerid ühendust võtnud teiega? Jaa, kindlasti. Et hindajana ei ole meil see koostöö nüüd ainult Arko Varas, et me kindlasti teeme ka hästi palju teiste büroodega ka. Eraisikuid tuleb siis, ma saan aru, vähem sisse?
ma ütleks, et suhteliselt pooleks isegi, sest et panga kaudu need päringud, mis tulevad, on peamiselt nagu eraisiku päringud. Et siis lihtsalt seal see side hindajaga ei ole nagu personaalne, et noh, kui näiteks Joshiga on mingi see, et ma ei tea, ta võib mulle helistada ja ma tean, et see on Josh ja ma võtan eelisjärjekorras mingi tema kliendi näiteks on ju, siis noh, kui pangast tuleb päring, siis ma nii-öelda järjekorras teenindan, aga see side ei ole üldse nii personaalne kui näiteks maakleriga koostööd tehes siis. Hea teada, kuulajad ka kuulasid nüüd, et võtke maakler, kui tahate hindamist saada. Ja kui hindamisega on kiire, siis kindlasti võtke maakler. Siis saab järjekorra väliselt. Saad kohe. Tegelikult see dünaamika on hästi lahe, sest et kui me olemegi kontoris koos, siis me istumegi maha, me arutame seda nagu ja vahepeal võib olla ka see, et on ju, kui müüja tahab näiteks mingit utoopilist summat ja hindaja ütleb, et see ei ole reaalne, siis ma tegelikult saangi juba ostjale öelda. Et kuule, et ma rääkisin hindajaga läbi, et tegelikult see on nagu veits crazy, et ilmselt see hind ei tule kokku, pole mõtet tellida seda eksperthinnangut ja raisata nagu raha. Et seal on ka nagu see dünaamika, et me ja kindlasti ei ole mõtet nagu lihtsalt välja saata mingit eksperthinnangut sellepärast, et seda välja saata, aga selle taga on ikkagi nagu mingi väärtuse loomine ja mingi kasu nagu kliendi jaoks. Ja kui Kati ütles, et hindajad tegelikult teevad väga palju koostööd nagu teiste büroo nagu maakleritega ja vist ka hindajatega. Jah, no kui on tuttavad hindajad, siis ikka vahepeal räägime asju läbi. Et siis tegelikult maaklerid, meie nii-öelda koostöölepingus, mis me sõlmime siis enda kliendiga, kes meid palkab, seal on nagu lausa kohustus teha koostööd teiste büroo maakleritega. Ehk siis sisuliselt ma arvan, et Eestis vähemalt on see üks nagu alustalasid, mille peale nagu tegelikult seda tööd ehitada. Ehk siis, ja kui mina alustasin, siis ma ei saanud sellest aru. Mul olid kõik küüned olid enda poole, ma olin mingi davai, mul on nii head ideed, mina neid ei jaga mitte kellegagi ja ausalt öeldes, kuni ma sain sellest lahti lasta, siis mul läkski väga halvasti. Ja see hetk, kus ma hakkasin nagu ideid jagama, ma sain vastu ideid. Kui ma hakkasin jagama nii-öelda vahendustasu teiste büroo maakleritega või kellega iganes, kes mulle mingi vihje andis, et kes osta tahab, siis sellest hetkest nagu see asi hakkas kuidagi kasvama. Et see on nagu küll väga oluline asi. Ma usun, et meie turul ükskõik mis valdkond, on see hindaja või maakler, see koostöö mulle tundub, et nagu erinevate isikute ja ettevõtete vahel on mega oluline. Ja eks siis pigem nagu see, et ära karda konkurente, vaid pigem tee nendega kavalat, vaid targalt koostööd, eks ju. Jah, 100%. Ja ma küsin korra ühe sellise küsimuse siia vahele, et Kati just ütles, et kuidas tema kliente saab, on ju, teeb kinnisvara maakleritega koostööd, seatuvad kliendid, aga kuidas siis sellisel kinnisvara maakleri kliendid tulevad, kust need tulevad, kuidas neid saab? Hindajalt. Vahel ikka hindajalt ka, jah, selles mõttes, et kui Kati ütles, et maaklerid on hindajatele ühed suurimad nagu vihjete toojad, ma ei saaks sama öelda hindajate kohta, lihtsalt, sest et hindajad, mulle tundub, et see ei ole nii orgaaniline soovitada kedagi, kes aitab sind varaga müüa versus see, et sul on vaja eksperthinnangut panga jaoks nagunii. Et see on hästi lihtne soovitus, sest et maakleri palkamine, see on igaühe enda otsus, kas ta tahab seda teha või mitte. Eksperthinnang, sorry, aga sa oled sunnitud seda tellima, kui sa tahad pangalaenu. Et see ei ole nagu mingisugune luksus, aga maakleri palkamine mulle tundub, et on nagu justkui nagu igaühe enda valik ja ta saab seda otsustada, kas ta tahab teha või mitte. Ja sellest tingituna, jah, on kõige parem, kui klienti leiab ise sinu, mitte sina ei leia klienti. Ja me jõuame tagasi spetsialiseerumisele juurde. Kuidas leiab üks klient maaklerit, kes müüb igal pool Tartus, Tallinnas, Viljandis, Pärnus? Ei ole võimalik, aga kui ma panen oma fookuse ja suunan ennast nagu mingile piirkonnale, ma ei tea, kirjutan uudiskirja selle piirkonna kohta, teen podcasti selle piirkonna kohta, minu objekti reklaamid, plakatid on selles piirkonnas nähtavad, et tegelikult on nagu uuritud seda ja umbes nagu 5-7 sellist puudutust, ma arvan, piltlikult öeldes, puudutust on vaja enne, kui see klient nagu pöördub sinu poole või hakkab sind üldse nagu usaldama ja kaaluma enda koostööpartneriks.
sa juba jõudsid mu küsimusega ette, ma tahtsingi küsida, et kui oluline on maakleri jaoks see bränding ja turundus, sa juba mingisugused nipid asjad tõid välja, et see on üks osa, et leida kliente, on ju. Aga kindlasti sinna tuleb veel väga palju muid aspekte juurde, miks see on oluline. Muidugi, ma tahan ju aidata oma kliendil seda vara müüa, mida ta on palkanud mind, et müüa. Ja ma olen andnud ka mingid lubadused, ma tahan nendest lubadustest kinni pidada. Nii et mina teen kõik selleks, et ma saaksin selle vara müüdud. Ehk siis jah, ma pean tegelema väga palju brändinguga. Ja aga mis kanalid kõige enam toimivad? Kus kõige enam kliendid leiavad sind? Kas sa mõtled nagu ostmise kontekstis või siis nii- öelda palkamise kontekstis? Kui me paneme kõik selle kokku, ostmine, müümine, kliendi leidmine, eneseturundus, mis iganes, okay. Mis on kõige parem see kanal, kus üldse ennast nii-öelda siis? Ja ühte nagu kindlat kanalit ei ole. Kui võtta nagu siis need kokku, aga kui võtta eraldi, näiteks võtame näiteks, et kui klient tahab palgata maaklerit enda koostööpartneriks, siis kõige rohkem infot selle kohta liigub, mis te ise arvate? Sotsiaalmeedia? Vist küll. Okei. Tegelikult mitte on ju. Kui sa näed oma Instagrami feedis mingisugust reklaami, siis ja võib-olla see on mingi väga kaval demo reklaam, et sul on seda lampi vaja kohe ja praegu. Ja võib-olla sa selle nagu ostadki nii-öelda emotsiooni palju. Aga kuna tegemist on sinu kinnisvaraga, see on väga nagu kallis vara ja nõuab väga pikka protsessi selle müügipartneriga, siis ma olen veendunud, et kõige võimsam nii-öelda tööriist selleks, et saada endale uusi koostööpartnerid, on soovitus. Nii et kui mina olen teinud kellegi jaoks head tööd ja tema on sellega rahul ja tema juurde tuleb sõbranna, kes ütleb, et kuule, ma hakkan ka oma korterit müüma, ma ei oska sellega tegeleda, ma ei taha, mul ei ole aega, see on liiga riskantne minu jaoks või see on liiga keeruline minu jaoks, siis minu klient loodetavasti siis ütleb, et kuule, et aga ma palkasin Joshua ja mul oli kõik väga lihtne, ma sain oma eluga edasi minna ja ta müüs mu kinnisvara kiiresti, peavaluta ja ülihainaga maha. Kui kiiresti on sul need soovitajad tulnud siis? Ma saan aru, et 2,5 aastat oled sa seal maastikul olnud? Ei, ma olen olnud nüüd 5,5. Ja ma arvan, et umbes 2,5 lähebki aega, et need hakkaksid tekkima. Nüüd sa ise ütlesid vastuse ära. Väga hea. Väga hea. Et maakleri, sellepärast maaklerid ka väga tihti alustavad hästi entusiastlikult ja natuke närbuvad päris kiiresti, sest et see alguse tegemine on üliraske. Kuidas sa ennast siis suutsid niimoodi õitsema ja jätta veel või särama, et sa ise ära ei närbunud? Ühe asja ma tõin välja, tegelikult on see, et kohe kui ma sain nagu küüned enda poolt ära ja käed lahti, siis tegelikult hakkas see asi nagu palju paremaks minema. Ja ma arvan, et ma ausalt öeldes, võib-olla see läheb liiga pikaks looks, peatage mind kohe, kui see on liiga pikk lugu, aga ma olen kaudselt võlgu ühe tänu koroonaviirusele. Nii et nagu ma enne rääkisin, me olime abikaasaga vaesed muusikud ja tegelikult meie plaan tulla Tallinnasse oligi see, et me hakkame siin muusikakarjääri otsima endale. Ja tegelikult me kolisime kevad 2020, kolisime Tallinnasse, saime lõpuks laenu, leidsime lõpuks korteri ja siis suure hurraaga hakkasime mõtlema, et nüüd hakkavad kontserdid tulema, sest me oleme ju Tallinnas. Ja siis 2 nädalat hiljem oli ülemaailmne lockdown ja ei olnud mitte ühtegi kontserdit, kõik mis olid ka ära tühistatud ja siis olin mina jälle nii-öelda oma abikaasa ees natuke nagu müts pihus niimoodi, et kuule, et aga meil on pangalaen nüüd, mida me peame kinni maksma, et mis me teeme, on ju. Ja õnneks ma olingi pool aastat varem natukene Tartus olles selle kinnisvara asjaga nagu pihta hakanud. Mingid enam-vähem põhitõed olid teada ja mul ei olnud midagi muud üle, kui hakata lihtsalt selle tööga pihta. Sest et muid viise nii-öelda oma kohustuste täitmiseks ei olnud. Ja ma alustasin tegelikult üüri kinnisvaraga, mis on selles mõttes lahedad nagu tehingud, aga hästi ebapopulaarsed maaklerite seos, sest et tegelikult sa teed umbes sama palju tööd, nagu sa teeksid müügitehinguga, aga sa teenid oluliselt vähem.
Mina alguses ei näinud sellel nagu rahalisel numbril ei näinudki nii suurt väärtust, aga ma nägin nagu nendel kokkupuudetel, sest et üüriobjektiga kokkupuudetel nägin väärtust. Sest et üürikinnisvara, mis seal toimub, on see, et mul on üürikuulutus ja seal käib läbi tegelikult, käib nagu 5, 6, 7, 8 inimest tavaliselt. Kui müügikuulutuse puhul võib-olla, ma ei tea, 3 kuu jooksul käib läbi 3-4 inimest, on ju. Üürikuulutuse puhul ongi jah. 6 aja jooksul või paari nädala jooksul käib hästi palju rahvast läbi ja maakleri töö puhul tegelikult need kontaktid ongi hästi olulised. Mida rohkem nagu kontakte sa nagu hangid endale või mida rohkem inimesi tunnevad sind ja teavad sind, seda rohkem oskavad soovitada. Jõuame tagasi soovituseni. Nii et selles mõttes see koroonaviirus pani mind nagu sundolukorda, kus ma pidin tööle hakkama. Ja minu loomuses on natuke sellist nagu oraga nagu vaja natukene, et ma hakkaksin tööle, aga kui ma lõpuks saan, siis ma ise nagu näen seda nagu nautimist ja tahan ise nagu seda proaktiivselt teha. Ja, aga kui me mõtleme sellele, et kui me nüüd tuleme noormaaklerina, meil ei ole mingisugust kogemust, siis üldiselt sa võid nüüd öelda, et see on müüt ja ma räägin valet juttu ja enam nii ei ole. Tegelikult ikkagi see palk tuleb sul välja teenida ja see palk tulebki sul siis, kui sul need esimesed tehingu teinud, et tavaliselt öeldakse, et esimene tehing tuleb alles poole aasta pärast. Sa tõid tegelikult väga hea aspekti välja, et noor pere kolisid, palkadega midagi ei olnud, et siin koha peal, kuidas sa nüüd selle koha peal siis motiveeriksid neid noori, kes tulevadki, tahavad maakleriks saada, aga nad mõtled, issand, pool aastat, kus ma selle raha siis teenin või mis ma teen? Tegelikult ma ei soovitakski. Jah, et kui sul ei ole nagu mingit päris plaani, kui sul on lihtsalt emotsioon, et ma tahan maakleriks saada, see tundub nii lahe, ma olen vaadanud Netflixist mingit sarja, siis ära tule maakleriks. Sa raiskad enda aega, sa raiskad büroo aega, sa raiskad enda ressursse ja büroo ressursse. Kui sul on nagu mingi plaan, et sa oled mõelnud, kui sa oled teinud mingit finantsuuringuid enda kohta, sul on näiteks võimalik töötada pool aastat täiskohaga kuskil, nii et sa saad hakkama. Võib-olla sa elad veel vanemate juures, see on täiesti okei, see on ideaalne koht, kus alustada. Sa ei maksa üüri, su armas ema teeb sulle hommik, lõuna, õhtusöök teeb valmis, sa ei pea selle peale raha kulutama, sa saad 100% keskenduda tööle. Ja alguses ongi seda vaja. Uskuge mind, hiljem see läheb rahulikumaks, sa saad ka oma kinnisvara osta, sa saad oma pere eest hoolt kanda, kõike seda, aga see on ülihea aeg. Aga isegi kui sa oled näiteks vanem, siis tekita endale näiteks mingisugune pooleaastane puffer, et sa saad enam-vähem hakkama ja sa saadki keskenduda tööle ja poole kohaga pole mõtet tulla. Väga hea vastus, väga hästi öeldud, et noored kuulsite, mis teile soovitati. Just. Aga Kaiti, ma küsiksin sinu käest sellise küsimuse, et kui palju see hindaja töö ikkagi neid bürokraatilisi protsesse nagu sisaldab, et kõik need analüüsid ja korra sa küll mainisid, aga mis seal nagu veel on just, millega nagu peaks arvestama, et võrreldes võib-olla näiteks kinnisvaramaakleri ametiga, kus on rohkem võib-olla nagu siis nii-öelda näitamised, eks ju, koha peal, et kuidas jah selle poolega see bürokraatiaga just, et bürokraatiat on väga palju. Enamik ongi see bürokraatia tegelikult. Et nagu enne mainisin, et see enamik tööd käibki arvuti taga, on ju, ja üldse kui siin, ma ei tea, 10 aastat tagasi see hindamise protsess oli enam-vähem selline, et mindi koha peale ja siis riiklikust ehitisregistrist lihtsalt pandi eksperthinnangusse andmed ja Excelis hinnati see objekt ära, siis nüüd tegelikult, kui sa käid koha peal ära ja sa istud sinna arvuti taga, siis esimese asjana sa võiksid üldse vaadata, et kas see, kus sa käisid ja mida sa nägid, vastab sellele, mis seal registris on, on ju. Et hästi suur osa on nii-öelda siis dokumentide analüüsil ja vastuolude leidmisel, et kas kõik pinnaandmed vastavad tegelikkusele, kas kõik soojusvarustuse, soojusallikaliigid seal vastavad tegelikkusele ja nii edasi. Ja pärast seda siis tõesti see nii-öelda portaalide kasutamisoskus on väga suur, et Maa- ja Ruumiameti kaardirakendusi peab väga suures osas kasutama ja riiklikku ehitisregistrit, kinnistusregistrit, et see registrite ampluaa on ikka tõesti tohutu, mida teadma peab. Et see kandesein ikka maha pole võetud, eks ole? No just, väga oluline. Sa ütled, et ei tohi
hindaja läheb sulle objektile ja öeldakse ja on võetud maha ja jääd sul Juba on läinud. jääd sul see teine korrus sealt ja üle. see suurim probleem ju tegelikult tulebki selle enda müüja jaoks on ju, et kui siis ükskord näiteks Josh hakkab müüma mingit objekti, kus on see kandev sein maha võetud, on ju, siis tegelikult ju sisuliselt pangalaenuga ostja ei saa ju finantseeringut selle vara ostmiseks, on ju. Et panga jaoks tänapäeval on ikkagi väga oluline see, et kõik dokumendid oleksid seal korras ja kui need korras ei ole ja eksperthinnangus tuleb välja, et midagi on valesti, siis see võib olla väga suureks takistuseks ikkagist nii-öelda laenu andmisel. Ja tegelikult hindaja vastutus, nagu ma praegu aru saan, tegelikult äärmiselt suur, et sa pead ikka olema väga asjatundja ja ei tohiks nagu eksida kuskile, eks ju, et jätta nii-öelda nii endast personaalselt kui ka sellest organisatsioonist, kus sa töötad hea mulje, eks ju, et just, ja siin ennem natukene käis see jutt ka läbi Joshil minu meelest, et kui sa lähed hindaja juurde ja siis küsid talt, et kas see minu kliendi hind, mida ta tahab saada selle korteri eest, on ikka liiga suur, siis tegelikult hindaja jaoks on see päris tore, kui nagu maaklerid räägivad need asjad läbi, sest et minu meelest kõige hullem asi, mis hindajana juhtuda saab, on see, et sa koostad eksperthinnangu, mida see tellija tegelikult kasutada ei saa, on ju. Et kas see turuväärtus seal ei ole nagu piisavalt suur ikkagist või siis ongi midagi seal seadustamata, on ju. Et kui seda juba eeskätt nagu teab enne selle eksperthinnangu tellimist, siis saab seda öelda, ennetada, asjad korda teha, alles siis see eksperthinnang tellida. Et siis nagu saab ära hoida neid jamasid. Kallid kuulajad ja vaatajad, olge siis palun kena, ärge ise hakake seinu maha võtma, pärast maksate nii, et vähe pole ja müükiga läheb ka kauem aega. Nii on. Kuigi ma just müüsin Põhja-Tallinnas, mis on selline nagu seadustamise põrgu. No Nõmme on veel hullem. Okei, Nõmme võib-olla veel hullem. Aga kuna ma ise toimetan Põhja-Tallinnas ka, siis seal on nagu tõesti, puutun kokku nagu väga erinevate varadega ja just tegin Abra tänaval ühe tehingu, kus esiteks puudus nagu tervel majal puudus kasutusluba ja teiseks oli siis korter oli nagu naaberkorteriga kaasomandis. Ehk siis see oli nagu selline nagu parem haak, vasak haak ja nagu müümise mõttes ülikeeruline objekt, aga selle ostis ära panga finantseeringuga ostja. Wow. Super. Ja see oli nagu väga loominguline protsess minu müüja ja ostja vahel, et see üldse nagu saaks toimuda, et see oli hästi lahe. Aga räägime natuke võib-olla Joshua sellest geopoliitilisest poolest ka, et mis siis täna maailmas toimub, et kas on kuidagi tunda ka, et on midagi muutunud ostjate müüjate vahelt, võib-olla natuke sellest poolest? Okei, sisuliselt kaks nagu väga olulist aspekti, mida inimesed hindavad, kui nad hakkavad üldse endale kinnisvara ostma, on see, et A, kas mul on raha selle ostmiseks ja B, kas ma tahan seda osta üldse. Ja viimase paari aasta jooksul on nii-öelda see raha kättesaadavus inimeste jaoks läinud järjest hullemaks tänu Euriborile ja meie kindlustunne on rekordiliselt rentslites, mitte ainult Eestis, aga ka terves Euroopas ja kaasa arvatud ka USAs, eriti nagu viimasel ajal, et seal selliseid nagu ostuotsuseid lükatakse väga palju edasi. Kodu puhul on, me saame aru, et ilmselt ma kujutan, et jaekaubanduse inimesed tunnevad seda juba, ma kujutan, et tööstusharu tunneb seda või kes tegeleb mingisuguse toote müümisega, siis kindlasti nagu seda on tunda, et inimesed ostavad praegu vähem ja ma arvan, et see on tingitud sellest, et ei ole raha ja ei ole ka kindlustunnet. Ja mida see geopoliitiline olukord siis praegu teeb, on see, et tegelikult meedia räägib väga palju negatiivsust ja inimestele meeldib väga palju tarbida sellist sisu. Ja inimeste nagu ostukindlus kinnisvarasektoris, mulle tundub, et on väga palju kannatada saanud viimase paari aasta jooksul. Ja seda ma tunnetan ise ka maaklerina, ma tunnen, et selliseid nagu positiivseid ostjaid, et tulen ja ostan ära, et mul on nii hea meel seda osta. Selliseid ostjaid on väga vähe. Et päris paljud nii-öelda kaaluvad, mõtlevad ja see on iseenesest hea, aga paljud on ka jäänud nagu ilma mingitest objektidest, sellepärast, et nad lihtsalt on nii ebakindlad sellepärast, mis maailmas toimub, et ma ei tea, mida teha. Ma siin kohe küsikski otse su käest, et äkki siis on mingisugune kindel õige aeg, millal üldse osta või müüa või millest see nagu tingitud on?
Kui me räägime nagu investori perspektiivist, siis loomulikult keegi ei taha tipus osta, kui hinnad on kõrged, kõik tahavad osta siis, kui on nii-öelda piltlikult öeldes jälle jutumärgid, veri tänavatel on ju. Et selles mõttes, et jah, investori perspektiivist on, aga kui sealt koduostja ja sul on vaja katust peakaale, siis ei ole nagu õiget ega valet aega. Ja pluss veel tegelikult see on nii põnev teema, sest et see toob meid natuke sellisesse nagu kas üürida või osta, on ju. Kas võtta pangalaen või lihtsalt maksta üüri, on ju. Et need on nagu nii erinevad dünaamikad, miks inimesed tihtipeale otsustavad praegu üürida, on see, et nad vaatavad tegelikult, mul ei ole seda pangalaenu mõtet võtta, sest et see igakuine makse on mul nii palju kõrgem. Ja ma just kuulasin ühte podcasti, kus on nagu sisuliselt miljoneid vaatamisi, kus USA kontekstis, kus räägitaksegi, et okei, et tegelikult sul ei ole mõtet osta, sest et sa saad nagu üürida odavamalt, kui sul pangalaen on, ja tihti tuuakse argumendiks see, et okei, et aga ma nuuman ju selle inimese nii-öelda, ühesõnaga maksan tal lihtsalt pangalaenu kinni ja ise nagu jään tühjade kätega. Ja võrdlus, mis ta tõi, oli see, et aga kui sa lähed sushi restorani ja ostad nagu sushit, siis sa tegelikult ju kaudselt maksad ka tema nii-öelda üüri kinni, aga sa ei mõtle selle peale. Minu jaoks nagu kinnisvara ost versus sushi ost on nagu nii nagu erinev ja mida ei nähta, on see tegelikult see kapitali kasv, mis tekib aja jooksul. Et isegi investorina, kui ma nagu investeerin kinnisvarasse, ma ei tohiks ainult jääda kinni sellesse rahavoogu, mida ma igakuiselt saan. Võib-olla viimase paari aasta jooksul on see negatiivne rahavoog. Aga kui ma võrdlen näiteks, mis mu varaväärtus oli 3 aastat tagasi versus praegu, siis ma näen, et seal on tegelikult päris suur vahe. Piltlikult öeldes näiteks ma võisin osta 3 aastat tagasi vara, mis maksis 100 000. Ma üürin seda välja iga kuu nii, et ma tegelikult maksan pangalaenu peale võib-olla 100 euri, aga 3 aastat hiljem mu varaväärtus on näiteks 140 000. See 40 000, mida ma ei oleks suutnud elu sees lihtsalt nii-öelda, ma ei tea, lihtsalt teenida selle aja jooksul nagu, või ma ei tea, see nagu kapitali kasvu olulisus on minu arust nagu hästi oluline aspekt kinnisvara ostu puhul ja eriti koduostjana, kui see ost toimub ilmselt mingisuguseks 5 või 10 aastaks, siis selle aja jooksul kinnisvara väärtus suure tõenäosusega tõuseb. Ajalooliselt on umbes keskmiselt 10% aastas. Just, no soone mis piirkonnas ka, eks suletad, et see, jällegi see läheb üks hästi pikaks teemaks on ju väga, väga süübida, eks, et just. Aga Kati, ma küsiksin sinu käest, et just selle kinnisvara hinna kohta, et olen ka ise omale ju kodu soentanud ja eks kui mina juba vaatasin neid hinda, siis nad on hästi erinevad, et sa vaatadki just kui ühe samas piirkonnas, aga hinnad on nagu väga palju kõrgemad ühel korteril kui teisel, eks ju, kuigi seisukorrad ja kõik muu, mis on nagu identne, eks ju. Et milliste meetodite järgi võib olla seda kinnisvara hind nagu millest ta nagu siis kujuneb, et mille järgi, mis meetodid on, mida kasutatakse, et see võib-olla see õiglane hind nii-öelda siis kliendile nagu tuleks, et... No kui me räägime hindamise mõttes, siis see on ikkagi väga metoodiline, kuidas me tegelikult turuväärtust hindame. Et mida võib-olla ei tohiks ära unustada, on see, et avalikes portaalides sisuliselt võib igaüks ükskõik mis hinnaga kuulutuse üles riputada. Et hindamise puhul me kasutame siis eluotstarbelise vara puhul võrdlusmeetodit hindamiseks. See tähendab seda, et kui ma näiteks hindan 2-toalist korterit Mustamäel, paneelmajas 43 ruudust, siis ma tahaksin väga heas seisukorras, siis ma tahaksin leida võimalikult palju tehinguid, võimalikult lähedasel ajahetkel, mis on võimalikult sarnaste korteritega toimunud. Ja siis valin sealt nii-öelda valimist välja siis mingid kindlad korterid, mis on kõige sarnasemad ja hakkan neid siis nii-öelda iga võrdluselemendi kaupa kohandama, et milleks on siis seal korteri seisukord, korterelamu seisukord, asukoht, soojusallikaliik, kas rõdu on olemas, on ju, et et need võrdluselemendid sõltuvad pärast, aga sisuliselt igat ühte sa neist kohandad ja lõpuks tulebki selline siis kaalutud keskmine kohandatud tehingu hind välja, mis siis võiks nagu peegeldada seda turuväärtust. Aga hea, et sa tõid välja, kuidas korteri hindamist võiks teha, aga mis erinevused on eramajaga, nagu mis erisused sinna juurde nii-öelda tulevad, kui seda hindamist teha?
metoodiliselt nii-öelda võrdlusmeetodi mõttes tegelikult see on suhteliselt samasugune, et lihtsalt ongi see, et see on erinev kinnistuliik, et kui korteri omandi puhul me peamiselt vaatamegi ikkagist ainult seda korterit, veidi korterelamut juurde, siis nii-öelda üksikelamu puhul, selles üksikelamu hinnas sisaldub ka nii-öelda see maahind. Ehk siis me vaatame kinnisasja, mis tähendab seda, et me vaatame seda hoonestust seal peal, hoonestuse seisukorda, soojusallikaid, aga samamoodi ka, kui suur see maatükk on, milline on see haljastus seal maatükil, et lihtsalt on natukene võib-olla rohkem neid võrdluselemente, mida vaadata. Oleneb ka näiteks, et mis maa seal on, see põllumaa? Jah, just, sellest oleneb väga metsamaa, palju. Ja. Sellest tuleb ka need erisused nii-öelda siis. Jah, see on juba täitsa teine teema, tõesti. Aga see on ikkagi ka teie töövõtkonda kuuluv nii-öelda? Jaa, muidugi on jah, et tihtipeale ongi see, et eluotstarbelist vara me hindamegi võrdlusmeetodil, vahepeal tulevad seal mingid kombineeritud meetodid sisse, aga teiste varade puhul võib-olla kipub seal olema seal tulu-kulu-meetod rohkem. Kas sinna alla läheb sisustus ka või? Sisustusega on nüüd niimoodi, et Võt, mõni kuulaja mõtleb, et hindab ja hindab, aga et osadel on ju korterid täitsa tühjad ja mõnel on täis sisustus, et kuidas sellega? Jah, juhtun niisugust asja, et lähed objekti peale nagu hindama ja siis küsitakse, et aga miks te ei küsi, kui kallis mu diivan või kui palju mu teler maksis on ju, et tegelikult hindamisel sisustuse mõttes me ei arvesta mitte millegagi, mida sa sisuliselt saad endaga kaasa vedada väljakolimisel. Ehk siis näiteks, nii korteri kui ka maja puhul me arvestame siis köögiga, köögimööbliga, tehnikaga ja siis näiteks garderoobkappide sanitaartehnikaga. Vannituba läheb ka siis sinna. Just. Aga mõistlik, sest et tegelikult ma ei tule ju seda diivanit ostma, ma ei tule seda sinu telekat ostma, ma tulen sinu korterit ostma. Absoluutselt. Et siin ongi vaja vist lihtsalt nagu ära seletada. Mart tuleb eristada, mis asi on kinnisvara ja mis asi on vallasvara. Jah, täpselt, jah. Et see on nagu oluline. Ja tegelikult mulle tundub lihtsalt Kati jutu jätkuks, et mulle tegelikult tundub, et on oluline eristada ka, mis on eksperthinnangu väärtus ja mis on turuväärtus. Tegelikult on need ka kaks erinevat asja. Et Kati võib-olla tahab vastu vaielda minule, aga turuväärtus minu jaoks on see hind, millega on valmis müüja müüma ja ostja ostma minema tehingusse, mis tihtipeale ei lange kokku eksperthinnangu tulemusega. Sõltuvalt turust, see võib olla, eksperthinnang võib tulla madalamale või võib tulla kõrgemale, kui ostu müügihind kokku lepitakse. Kati noogutab, ma tahan teada, kas ta nõustub nüüd või ei nõustu. Algul tahtsin hullult vastu vaielda sulle, aga siis sa selgitasid selle niimoodi ära, et ma vist isegi enam-vähem olen suga nõus. Okay, yes. Et turuväärtus on ikkagi see, millest me eksperthinnangus räägime, et see on meile nagu standardiga antud, et see, mis on eksperthinnangus, on turuväärtus, aga tegelikult ju mis kujundab seda turgu, on tehtud tehingud. Ehk siis näiteks, kui Josh täna läheb tehingusse mingisuguse korteriga, siis minule on võib-olla, praegu meil on siin hakkab aprill lähenema, et viimati me saime Maa-ameti tehingute andmebaasist tehingut siin minu meelest märtsis. Ehk siis minul on tehingute info nii-öelda kuuajase viivitusega, mis tähendab seda, et kuskil aktiivsel turul, ma ei tea, näiteks mingit Lasnamäe, Mustamäe panelkadega, see võib väga palju tegelikult mõjutada, et jah. Jah. Küsiski kohe Joshua sinu käest, et millega peaks inimesed võib-olla arvestama, et kui nad oma kinnisvara müüvad, et mis on need 3 kõige olulisemat asja, kui sa alustad müüki just? Kui ma alustan müüki, 3 kõige olulisemat asja, millega peaks arvestama. See on, okei, ma mõtlen korraks. Jah, okei. Vist mõtlesin välja. Esimene on kindlasti see, et kui kiire mul on selle müügiga. See tempo määrab ära selle, et mis hinnaga ma seda müüa tahan, kui agressiivselt ma tahan nii-öelda peale minna selle müügiga. Ma arvan, et pole ime, et nagu me näeme portaalides selliseid asju nagu kiirmüügihind. Sellel inimesel on väga kiire ja ta on nõus selles hinnas nagu alla laskma ja seda müüma odavamalt, kui turuväärtus oleks. Ja ehk siis ma soovitaksin inimestele, kes hakkavad oma kinnisvara müüma, et ärge pange ennast olukorda, kus te olete meeleheitlikud, et oma kinnisvara müüa. Näiteks, ma just käisin eile näitamas ühte vara ühele kliendile,
kellega ma olin varem ühenduses olnud tema korteri müügi kontekstis. Ja ta tuli, seda maja tuli vaatama, ta tahab Kakumäel kolida korterist, ta tahab kolida majja. Ja siis ma küsisin talt, et kuidas sul korteri müügiga läheb, et kas on huvilisi ka käinud. Siis ta ütles, et ei ole. Ja siis, mis see pani mind imestama, et kuidas ta siis tuleb nagu maja juba vaatama, kui tal isegi korter ei ole veel müüdud. Ja siis ma viisakalt küsisin umbes stiilis, et kuidas sa siis plaanid seda osta. Ja tegelikult huvitav oli kuulda, et nemad kaaluvad hetkel võtta koduvahetuslaenu, mis on ka siis toode, mida pank pakub. See on küll kõrgema intressiga toode, aga see võtab ära selle stressi, et mul peab olema nii-öelda kodu müüdud enne, kui ma uue ostan. Sest et see vahepealne aeg võib olla hästi hägune, hästi keeruline, hästi pingeline, kus mul nii-öelda, et kuidas ma loon ideaalmaailma, kus mõlemad nii-öelda pooled nii-öelda saavad oma asjadega hakkama. Sest tegelikult on seal kaasatud nii palju erinevaid protsesse. Ühed peavad välja kolima, teised peavad sisse kolima, tehingud peavad toimuma, ükski asi ei tohi ära jääda, kui jääb ära, siis on kõik eelnev nii-öelda luhta läinud sisuliselt. Ehk siis see koduvahetuslaen tegelikult on nagu hea toode ja tegelikult saab seda ka nagu hiljem refinantseerida normaalse laenu vastu, kui sul on see lõpuks müüdud wink-wink väike nippitrikk ka. Et sa ei pea jääma selle kalli intressiga laenu juurde, sa saad seda refinantseerida hiljem. Kati, millised nii-öelda koduparandused suurendavad kõige rohkem seda kinnisvara nii-öelda hinda siis? Oi, see on hea küsimus, ma tahaks isegi teada. Uus diivan. Osta hästi kallis diivan. Osta kõige kallim diivan. No koduparandused, kui me räägime korterist, no tegelikult isegi võib-olla mõlemast võib rääkida. Köögimööbel, vannitoa remont. Et näiteks vannituba on tegelikult väga, väga hea asi, mida remontida lihtsalt sellepärast, et näiteks kui hindaja läheb sinna koha peale, ja ma arvan, et tegelikult ka potentsiaalne ostja, et kui me määrame seda seisukorra klassi varal ja ta näiteks on seal kahe vara seisukorra vahel nii-öelda, siis vannituba on tihtipeale see, mis otsustab ära, kuhu me siis selle ikkagi klassifitseerime lõpuks, sest see on nagu siuke kallim remont, siis kütteallikas. Näiteks turul on rohkem hinnatud üksikelamu puhul, kui sul on seal õhkvesisoojuspump, maasoojuspump versus näiteks mingi ahikamine. Et need on sellised lihtsamad parandused võib-olla. Ma küsin tegelikult juba ette jooksvalt ühe küsimuse ette ära ka, kuna me siin räägime sellest kinnisvara hinna suurendamisest, siis kas tegelikult tasub üldse enne müüki kinnisvara renoveerida? Ma tegelikult isegi me oleme isegi arutanud hindajatega seda Arko pärast päris tihti ja mulle tundub, et see üldkonsensus on, et pigem mitte, kui me just ei tee seal näiteks kapitaalremonti. Ja kui sa nagu tahad teha seal parendust selle eesmärgiga ikkagi, et müüa, siis ka selle kapitaalse renoveerimise käigus tuleks nagu silmas pidada seda, et see, milline see vara siis lõpuks välja näeb, võiks olla nagu võimalikult laialdasele inimgrupile sobiv. Et jah, aga üldiselt pigem mitte, sest et turuväärtust näiteks ei suurenda see, kui sa vahetasid endal vana laminaatparketi uue laminaatparketi vastu. Et hindaja vaatab, et on laminaatparkett ja ongi lihtsalt nii. Saan aru, see ongi selles mõttes hea vastus, et vaata, kui inimene ostab korteri, siis võib-olla sa oled oma maitse järgi teinud, ja siis tuleb inimene, issand jumal, mis sa siin teinud oled, et ma ei taha, et pigem mitte. Just. Nii et väga hea. Ja võib-olla näitena toon ka, et just hiljuti tegelikult hindasin ka ühte üksikkelamut, mis oli 2024 aasta üksikelamu ja täiesti uus, valmis ehitatud, aga sisse oligi tehtud selline nagu natukene võib-olla mõisalik või selline vanaemalik remont siis on ju, aga tegelikult ju, kui sul tuleb keegi 2024 aasta üksikkelamut ostma, ta eeldab, et see näeb modernne välja. Ja läkski tõsiselt alla nii-öelda hindamise mõttes turuhinna, sest et lihtsalt ei ole nagu soovi. Et sa tead, et pead ümber tegema seal asju. See on jälle selline hea teadmine, mida meeles pidada. Aitäh sulle. Ja ma kohe küsiksid edasi, et seoses sinu käest nii-öelda sellised varjatud puudustest. Et kuidas nendega on, et see on ka selline põnev teema, et Jaa, ma usun, et paljud on kursis, et siin meediast on läbi käinud see teema ja tegelikult kogu aeg käib läbi. Et see on ka võib-olla puudutab natukene seda nagu ostukindlust inimestel, et tegelikult inimesed kardavad kinnisvara osta.
mul näiteks üks klient loobus oma vara müümisest, sest et meedias lihtsalt oli nii palju sellest juttu ja ta müüski 1940 ehitatud sellist vanemat maja, kus ta ei teagi, mis seal kõik on, et kui ta võtaks nii-öelda selle juppideks lahti, ma arvan, ta leiaks nagu väga palju puudusi sealt. Aga varjatud puudused, see laias laastus tegelikult vastutab siis müüja 3 aastat pärast tehingut puudustest, millest ta oli teadlik ja millest ta ka ei olnud teadlik. Ja siin on selline oluline nagu märksõna nagu äratuntav oluline huvi. Et kui müüja teab, et ostjal võiks olla äratuntav oluline huvi mingisuguse puuduse vastu, mida ta varjab tema eest, siis siin ei ole lootustki, see nii-öelda ostja saab nii-öelda eelispositsiooni selle nagu asja vaidlemisel. Aga üldiselt inimesed pelgavad seda, sest et meie nii-öelda asjaõigusseadus kaitseb suures osas, kaitsebki tegelikult pigem müüjaid. Kaitseb pigem ostjaid, sest et ostjad on piltlikult öeldes nii-öelda nagu nõrgemal positsioonil. Nad ostavad midagi, mille kohta nad ei tea täpselt, mis see on ja võiks eeldada, et müüja teab tegelikult oma varast nagu palju rohkem kui ostja, mis on õige. Lihtsalt mulle tundub, et kus on natuke need asjad nagu hulluks läinud, on see, et on toimunud erinevad igasugused kaasused ja nii-öelda nendele seadustele lisatakse juurde siis igasuguseid erikeisse, millest siis nagu kui üks erikeist lastakse läbi, on väga raske hiljem siis tõendada, et tegelikult ei oleks pidanud, aga nüüd me tegelikult peame nii-öelda käituma vastavalt sellele, mis erikeisid me oleme kõik nii-öelda läbi lasknud ja nüüd me olemegi olukorras, kus sisuliselt nii-öelda ostja võib isegi varjatud puuduseks nimetada seda, kui ei ole teatud standardile vastav värvija värvinud seina teatud standardile vastava värviga. Ehk siis, kui sina, Kati, näiteks lähed oma koju, oma korterisse, võtad endale nimesid ei maini, aga ehituspoest endale mingisuguse värvi ja värvid selle seina üle, siis mina võin nii-öelda ostjana tulla kohale, kui ma korterilt tahan osta ja öelda, küsida sult, et näed, et mis sertifikaadiga värvi ja seda värvis ja näita, kas see värv siis vastab nagu meie ehitusstandardile nõuetele. Ja kui sa ei suuda seda mulle näidata, siis see on väga ekstreemne näide. Aga kui sa ei suuda seda näidata, siis see võib minna nii-öelda varjatud puuduse alla. Ma võib-olla küsiks sult siinkohal, et näiteks see on nagu hindamise perspektiivist lihtsalt huvitav, et kas varjatud puuduse alla näiteks lähekski siuke asi, et oletame, et keegi ostab Nõmme maja oma finantseeringuga, vana Nõmme maja, oma finantseeringu jaoks ei ole näiteks eksperthinnangut vaja, ehk siis ei pruugi üldse olla nagu kursis, mis seal võib-olla on registritega korrast ära, ja siis tahab seda edasi müüa pangalaenuga ostjale. Ja siis selgub, et on nagu, või mitte pangalaenuga ostjale, vaid uuesti, tähendab oma finantseeringuga ostjale. Ja siis hiljem selgub nüüd, et on ikkagi seal mingid asjad korrast ära, näiteks ma ei tea, paigaldatud õhk-vesi soojuspump ilma ehitusteatiseta, kasutusteatiseta, kas see läheks ka varjatud puuduse alla? Mulle tundub, et see, et kas on oma finantseeringuga või pangafinantseeringuga ost või müük, tegelikult see ei elimineeri seda nagu fakti, et see võib olla varjatud puudus, et see jääb ikkagi kehtima, kui on seadustamata nagu küttesüsteem, siis ja see on varjatud puudus, kui sellest ei ole nagu mingit märgistust või selles ei ole kokku lepitud, näiteks ostumüügilepingus ei ole kirjas, et on nagu, et see ei vasta sellele, mis registris on kirjas, et need andmed ei ole kooskõlas teineteisega. Pangalaenu see nii-öelda moment seal tuleb lihtsalt juurde, et siis on vaja eksperthinnang tellida, et siis ilmselt tuleb välja. Ja, et selles mõttes jah, et pank tahab ju ka kindlustada oma nii-öelda vara, mis tal tagatiseks jääb. See on nii-öelda panga huvides ja ilmselt sealt kogu see eksperthinnangu teema ongi välja tulnud, et selleks, et pank nii-öelda kindlustaks oma seisukohta, siis nad tahavad, et ekspert selle ära hindaks ja tõestaks, et see on kõlblik neile tagatisena. Nii et jah, ma arvan, see on kindlasti nii-öelda varjatud puudus, aga kindlasti sul oli hea point, et tegelikult eksperthinnangu tellimine, isegi kui ma ei vaja seda nii-öelda panga jaoks, ma võiksin selle isegi niisama tellida ja see
ilmselt suurem osa asjadest tuleks välja. Sama kehtib ka, kas müün eraisikuna või müün nagu koos maakleriga. Kui on pädev maakler, siis ta ilmselt nagu oskab sul suuremad asjad välja tuua ja oskab sind aidata nagu selles suunas, et sa ei müüks mingit asja, millest sa hiljem vastutad. Ja, väga hea näide. Väga hea näide. Aga ma küsingi selle ostukindlustunde kohta ka natukene, sa korra seda puudutasid, et kuidas see täna on, see raha laenamise olukord, et kas on nagu sellist inimestega sellist kindlustunnet suuremat? Ma arvan, et kindlustunne on läinud kehvemaks aga raha kättesaadavus on läinud paremaks. Ehk siis selles mõttes me ikkagi nagu inimene suudab nagu kõige paremini seista nagu kahe jalaga, on ju. Et kui tal mõlemad jalad on nagu alt ära löödud, siis tal on nagu päris raske seista, mis on olnud nagu viimase paari aasta olukordades, sest et nagu nii rahaline pool kui ka nagu kindluspool on olnud väga nagu kannatada saanud. Aga nüüd hakkab see rahajalg hakkab nagu vaikselt tagasi kasvama. Aga see kindlustunde jalg nagu pigem on veel nagu õhus. Nüüd tuleb hästi äge voor meil. Kiired küsimused, vastused, mõlematelt ootan vastuseid siis, kes esimesele vastab, põhjendab ära ka. Okay. Nii, esimene küsimus, olete valmis? Yes. Korter südalinnas või maja äärelinnas? Korter südalinnas. Sest et ei meeldi maja eest hoolitseda või see mõte ei meeldi. Ei ole proovinud, aga mõte ei meeldi. Okei, selge. Järgmine küsimus, kiired vastused siis. Vanem renoveeritud maja või maja uusarenduses? Uusarenduses. No nii, põhjenda. Ma ilmselt ostaksin selleks, et seda edasi üürida ja selleks, et seda üürida on kõige suurem sihtgrupp on inimesed, kes ostavad ja otsivad endale uusarendusse. Väga hea vastus. Nii, kolmas küsimus. Kivimaja või puitmaja? Kivimaja. See tuli ühes suust vist mõlemal kivi, et selle. Nii, põhjendage. Seal on lihtsalt eksperthinnangus juba kohandatakse kivimaja palju suurema väärtusega. Ei pole maha. Jah, see ka. Aga hinnatum lihtsalt üldiselt nagu. Jah. Väga hea, nii viimane minu voorus siis. Odavam hind või parem asukoht? Parem asukoht. No mõlemad saate öelda. See on sada. Selles mõttes, kinnisvaras nagu 3 kuldset reeglit on asukoht, on ju. Et ma võin odava hinna eest kuskilt kaugel osta, aga kui mul on asukoht ja siis ma tean, et selle väärtus nagu aina tõuseb ja väärtus ka nagu hoiab ennast. Ja minu meelest hästi tihti on seda ka olnud viimasel ajal mul endal, et ehitatakse oma vahenditega mingi maja valmis kuskil, ma ei tea. Kuskil kaugel Tallinnast on ju, ja pannakse ei tea mis summad sisse on ju, ja siis läheb pärast eksperthindamisele ja ei tule lihtsalt hind täis, sest asukoht. Ja läbi ajaloo tegelikult Tallinna vanalinn ja kesklinn on läbi kõikide kriiside hoidnud oma keskmist ruutmeetri hinda paremini kui ükskõik mis teised linnaosad Tallinnas. Väga hea. Kiire voor, lähme edasi. Minu kiire voor tuleb personaalselt Joshuale. Oh no, Kati, aita veel. Katil tuleb ka veel see. Ma usun sinusse. Kõigepealt alustame sinu käest, lähme Katil edasi. Nii, minu esimene küsimus. Kas kinnisvara ost peab olema emotsioon või kalkulatsioon? Sõltub, kas see on investeering või koduostuks. Okei, poliitik. Vali üks. Kui ma võtan enda perspektiivist, siis pigem kalkulatsioon praegu. Mis on parim müügikanal, kas sotsiaalmeedia või klassikaline kuulutus? Kas ma müün kinnisvara või ma müün enda teenust? Sõbrale lihtsalt ei saa. Kati, mul on su abi vaja ikkagi. Kui ma müün kinnisvara, siis kuulutus toimub kindlasti paremini, kui ma räägin nagu enda nagu brändist või enda nagu persoonist, siis loomulikult läbi sotsiaalmeedia ma saan väga suurema ja detailsema loo rääkida inimestele. Kas parimas kliendiks on rahulik ja kaalutlev klient või pigem impulsiivne ja otsustav klient? Ma tean, meil on head küsimused. Mulle meeldib tegelikult rahulik kaalutlev klient rohkem. Sest et ma ei tahaks, et kliendil oleks hiljem mingisugune pettumuse tunne. Kui ta teeb impulsiivse otsuse, ta võib seda teha kiiresti, aga ta võib seda hiljem kahetseda ja ma ei taha olla osa sellest. Ehk siis kiire raha ei ole alati hea, eks? Kiire raha pole kunagi hea. Väga head vastused. Kati, kas sa oled valmis? Ma olen valmis. Sinu kiirete küsimuste voor tuleb. No nii, esimene küsimus. Täpne hind või kiire hindamine?
täpne hind? Põhjenda palun. No kiire hindamine tähendab, et mingi viga on sees äkki. Ja siis pärast tuleb seda lahendada, jah? No täpne hind on alati parem. Kas juhtub ka vahepeal selliseid apsaki? No kindlasti juhtub. Vähemalt, no isiklik, eks kõigi kogemus on nende enda oma, aga isiklikult turuväärtuse perspektiivist minu meelest mul on üks kord elus olnud, et on pidanud mingit parandust tegema, aga rohkem on see, et jah, seal dokumendis endas on võib-olla mingi väike aps sees. Väga hea vastus. Kas kinnisvara hindamine on rohkem teadus või kunst? Kohustuslik vastus on. Okei, et on teadus. Aga võiks olla kunst, jah? Kunst on nii palju, kui on lubatud. Väga hea. 3. küsimus. Luksuskinnisvara või ajalooliselt väärtuslik kinnisvara hindamine? Luksuskinnisvara hindamine kindlasti. 100%. Isegi mina oleks võinud. See on alati lihtsam. Miks ta lihtsam on? No ajalooliselt väärtuslikku mingi vara hindamine juba minu jaoks tähendab seda, et on vaja mingit, ma ei tea, miljööplaneeringut kuskil umbes lugeda ja ilmselt on seal 100 asja seadustamata ka, mis siis, et on ajalooliselt väärtuslik, et uusarendustega ja luksuskinnisvaraga tihtipeale dokumendid on korras. Nii nagu sa asja näed, nii on ka paber. Aga ma saan aru, et sa oled ikkagi selle ajaloolise nii-öelda miljööväärtuse hindamisega ka kokku puutunud. Eks ikka, vanalinnas ju enamik maju ja päris paljud nii-öelda need puitelumajad, mis meil on seal Kristiines kalamajas. Aitäh, kiirete küsimuste voor sai läbi. Jaa, meil on tõesti nagu nii põnev olnud, ma arvan, et ka vaatajatel on põnev olnud, et ei tahaks isegi seda siin lõpetada, aga paraku peame mingi hetk nagu otsad kokku tõmbama, aga ma tahaksin ikkagist nagu küsida veel, et Arko Vara kinnisvarabüroo teeb sellist nii-öelda noorte maaklite väljaõpet, et rääkige võib-olla sellest natukene, et kuidas sinna saab, kes sinna saab ja mis see tähendab, eks ju, et mitte ainult noorte maakleritega, aga noorte hindajate väljakutset. Tegelikult sa võid ka tulla tänavalt ja hakata nii-öelda meie hindamisosakonna juhi all ka hindamist õppima. Ohoh, niimoodi. See ei tähenda seda, et sinust kohe saab hindaja, sest nagu Katjana mainis, sa pead tegema rääksimi. Aga see võimalus on olemas. Maakleri puhul samamoodi. Meil on erinevad tööriistad, mida me kasutame selleks, et treenida oma noorem maaklerid. Ühte ma mainisin ka enne, milleks on mentor. Me proovime pigem leida sellise personaalse lähenemise inimestele, kui et selline, et kuidagi lükata nagu külma vette, mida on ka muidugi, aga vähemalt sa oled seal külmas vees, nii et keegi hoiab su käest kinni. Ja nagu sa enne ka mainisid tegelikult, et väga hea on tulla just siis, kui sul näiteks veel ei ole päris oma elu, oma pere, sa eladki vanemate juures, et aga kuidas see nüüd siis välja näeb, et reaalelus, et näiteks ma praegu vaatasin seda saat, mõtlesin, et tahaks tulla, eks ju, et kus peaks nagu alustama, et kas lihtsalt siis kontakti võtma teiega või teil on mingisugune nii-öelda värbamisvoor, mille kaudu siis värvatakse need inimesed või ma lihtsalt tulen ja ütlen, et astun uksest sisse. Et tahan tulla maakleriks. Ja uksest võib ka sisse astuda, aga kõige lihtsam on vist meie personalijuhiga ühendust võtta, kes siis suunab nagu edasi, et arkovara.ee kõige lihtsam. Just, aga väga tore. Me väga täname teid, et meil täna külla tulite, sellest toredast valdkonnast rääkisite, mis on äärmiselt põnev, et ma väga loodan, et ka meie vaatajad said siit palju infot ja loodan väga, et varsti on siis järjekord ukse taga ja maakrid tulevad Arko Varasse. Suur tänu teile. Aitäh teile. Ja aitäh.